hüppame nüüd personalijuhtimise maine ja mõju graafikusse, et ka HR Expol toodi see välja, et nagu, et kes siis HR on ja et mis see trend on ja siis väga tugevalt öelda, et trend võiks olla ju see, et HR on otsustajate juures ja mõjutab otsustajaid ja saab kaasa rääkida. Vaatame, mis HR inimesed ise arvasid, et mis see maine muutusega siis vahepeal juhtunud on nii majas sees siis kui juhtkonnas või? Ja no ma ütleks seda, et suures laias laastus on ju inimesed öelnud, et see on jäänud samaks natuke üle poole ja võib-olla see tõus ei ole enam nii suur kui varasemates uuringutes, aga see vastus, ma arvan, et peitubki täna selles, et AR on viimaste aastate jooksul tohutult arenenud just nimelt selliseks strateegiliseks partneriks. Ja kindlasti on siin organisatsioone, mis on erinevad. On need, kus ongi HR juhtkonna laua taga võrdselt finantsjuhiga ja need otsustamised käivad ja maine on tõusnud, aga on kindlasti ka neid, kus on need asjad juba pikka aega nii olnud ja see tundub nagu, et see on loogiline. Kadri, kas finantsjuht saab üldse otsustada, mida me oma inimestega teeme ja kuidas me neil areneda aitame? Hea küsimus. Ma arvan, et kõik panustavad sellesse, kes tahaks öelda, et see hea juht, kaasa arvatud finantsjuht on inimõigus tänapäeval ja ka finantsjuht on selle vastutusega. Et kusjuures ma väga nagu nõustun sinuga, et ma arvan, et HR-id on laua taga. Et töötades igapäevaselt tõesti ju nii juhtide kui HR inimestega, et pigem ma küsin, et kus nad ei ole laua taga, et loomulikult värbamine on see teema, kus nad on selgelt omanikud protsessil ja nad teevad selle nii-öelda selle partnerluse vaatest selle olulise töö juhti toetades seal ära, aga ma arvan, et see ongi nii täna, jah. Ja loomulikult on alati erandeid selles mõttes, aga see on küsimus üldises juhtimiskultuuris ja selles organisatsioonikultuuris, et kuidas üldse inimestesse suhtutakse selles, et siis juba sealt tuleb ka see, kuidas selle HR inimese ikkagi väärtust nähakse. Okay. Aga ma arvan ka, et see on, miks see areng üldse nii on toimunud, ma arvangi, et see ongi ju viimaste aastate jooksul hästi kiire see areng HR valdkonnas olnud. Ja ma arvan, et organisatsioonid on aru saanud, et ega tulemuse toovad neile päeva lõpuks inimesed. Et sa võid nagu et sul on ikkagi lõpuks neid inimesi vaja ja sa saad paremad inimesed endale siis ja sa hoiad neid siis, kui sa nende peale päriselt mõtled, nendega tegeled, lood nendele head ja mõistlikud tingimused. Kas võib natuke see ka olla, et kuna väga raske oli töötajaid leida ja üldse nagu ettevõtte brändi kasvatada, et HR inimesed on väga headeks müügi- ja turundusinimesteks saanud ja nad lihtsalt oskavad ennast nii hästi turundada, et ka tippjuhtidele müüvad maha selle idee ja selle nagu väärtuse, nagu nad suudavad lõpuks ennast nagu maha müüa ja sinna laua äärde siis rääkida ja brändida. Sest et nad peavad seal olema, eks ole, see on vajalik, et varem võib-olla maine oli madalam, et siis võib-olla äkki selle pärast. Osa sellest võib ka nii olla seotud, jah? Jah, see on, ma arvan, see, et need teemad, turundus, kommunikatsioon, HR ongi viimaste aastate jooksul väga, väga palju segunenud. Et kunagi, kui ma ise alustasin ka kommunikatsioonijuhina, et siis oli väga, väga selge, et aga selle taga on ka see, et keskkond ja meedia muutunud. Et täna ju kui me mõtleme kogu sotsiaalmeediale, inimese meedia tarbimisele, kogu sellele, millises digitaalses ruumis me täna toimetame, siis sa paratamatult pead tegelema, et kui sa ei tegele oma inimestega siin ruumis ja ei mõtle nende asjade peale, siis sa oled kaotanud kuhugi hoopis teise ruumi. Et mida teadlikumalt sa toimetad, mida rohkem sa koostööd teed, et see ongi, et ma arvan, et me ei saa tõmmata enam piirata, mis me ennem rääksime, finantsjuht, kommunikatsioonijuht, personalijuht, et igaüks künnab oma vagu. Et see ei ole võimalik. Kui sa täna koostööd ei tee ja oma inimestesse nagu koos ei panusta juhtimiskultuuri, kuidas me mingeid asju teeme, milliste me väärtust, miks nii, et ainult läbi selle ma arvan, et sa täna sellises mitmekülgses
ja väga tegelikult hektilises maailmas üldse hoiad neid inimesi kuidagi koos. Ja võib-olla see on ka märk tõesti juhtimiskultuuri edenemisest, kus ei mõelda personali inimestest kui sellistest tagatoainglitest, kes päästavad meid siis, kui meil on vaja lükata probleemide korral inimene uksest sisse, et noh, et mina siin juhina ei saanud hakkama, tule ja klaari ära see asi, kus tegelikult juhid hakkavad mõistma, et nende vahetust mõjust on kõige suurem töötaja kogemuse, eks ole, noh, mõju, et see HR inimene suudab värvata, turundada, inimese sinna majja tuua, aga see jäämine sageli sõltub juhist.